Kihala mõisas elas vanasti kuri härra. See peksis kord oma kokka, kihutas ta mõisast välja ja ütles: "Mine metsa!" Kokk oli üksik inimene, tal polnud külas kedagi tuttavat ega omast. Nii ei olnudki tal mujale minna kui metsa. Luusis siis mees mõne päeva metsas, toitis end metsamarjadega ja muretses, kuhu küll talveks minna, sest aeg oli sügisene. Seal nägi mees ühel päeval suurt kivi, mille alla viis suur auk. Mees arvas, et siit leiab ta talveks peavarju ja astus august alla. Kui ta alla jõudis, kohkus ta hirmsasti, sest oli sattunud ussi koopasse. See oli suur koobas usse täis. Ühe seina ääres veidi kõrgemal kohal oli suur uss, punane kroon peas. See oli ussi kuningas. Teised ussid roomasid põrandal edasi-tagasi ega teinud mehele vähimatki häda. Mees tahtis ümber pöörata ja august välja minna, kuid ussi kuningas ei lubanud. "Oled kord siia tulnud, siis pead ka kogu talve meie juures elama." Nüüd andis ussi kuningas märku ja kõik ussid tulid üksteise järel valget kivi noolima, mis oli seal samas koopa keskel. Kes seda kivi korra noolis, see jäi uniseks. Roomas laisalt koopa seina äärde, tõmbas enese kerra ja uinuski. Nii käisid kõik ussid kivi noolimas ja jäid siis magama. Ka väljast tulnud ussid käisid kivi noolimas ja uinusid siis kohe. Viimaks ütles ussi kuningas mehele: "Nooli ka kivi." Mees läks kivi juurde, tõmbas korra keelega üle kivi ja tundis kohe imelikku rammestust kogu kehas. Läks kivi juurest eemale ja uinus sinna samasse. Kui mees jälle ärkas, oli koobas ussidest tühi. Ainult kuningas oli endisel kohal. "Nüüd võid jälle minna," andis ussi kuningas luba. Mees tuli august välja ja nägi, et kevad oli käes. Ta oli kogu talve maganud ühes ussidega koopas. Siis, kui ta koopasse läks, olid puud raagus, lilled närtsinud ja rohi koltunud. Nüüd olid puud lehes, lilled õitsesid ja linnud laulsid. Mis aga kõige imelikum? Mees mõistis nüüd lindude keeli. Sai aru kõik, mis linnud laulsid ja isekeskis kõnelesid. Parajasti ajasidki kuuse otsas kaks ronka juttu. Üks ütles: "Siit 7 päeva tee ida poole on suur linn. Selles linnas on suur veehäda. Kõik kaevud ja allikad on kuivad. Sellest hädast oleks kerge lahti saada, kui keegi läheks linna taha, lükkaks paigast ära suure halli kivi ja kaevaks selle kivi asemel veidi, sest kõik linna veesooned on selle kivi all kinni." Teine ronk ütles: "Kuningalossis ollakse suures mures, sest kuningatütar on kaotanud kalli imesõrmuse. Seda imesõrmust oleks aga kerge leida, kui mindaks kuninga aeda ja otsitaks suure õunapuu alt." Mees kuulas ronkade juttu hoolega ja arutas. "See tuleb mulle õnneks. Mina tahan linnale vett anda ja kuningatütre sõrmuse üles otsida." Seadiski siis kohe sammud linna poole, kus pidi olema suur veehäda.
Jõudis 7. päeval sinna, läks linnahärrade juurde ja lubas linnale vett anda. Linnahärrad ei uskunud, ütlesid: siin on käinud kõige targemad kaevumeistrid, pole suutnud linnale vett anda. Kuidas sina seda teed, lihtmehike? Aga võid ju katsuda. Kui annad linnale vett, saad palju raha, sest linn on suremas janusse. Nüüd võttis mees labida, läks linna taha, nihutas halli kivi paigast ja kaevas kivi asemel. Kohe pääsesid sinna kivi alla kinni pandud veesooned lahti. Kõik kaevud tulid puhast vett täis ja allikast hakkas jooksmas selget vett. Linnarahvas oli väga rõõmus, andis mehele nii palju kulda, et see sai kohe rikkaks meheks. Siis ostis mees endale uhked riided ja läks kuningalinna. Palus kuninga ette ja lubas üles otsida kalli imesõrmuse. Kuningas ei uskunud, et mees sõrmuse üles leiab, sest kõige targemadki otsijad polnud leidnud. Lubas siiski mehel katsuda oma õnne. Mees läks kuninga rohuaeda, siblis veidi suure õunapuu all ja leidiski üles kallis sõrmuse. Kuningas tänas meest ja andis talle palju raha. Nüüd oli mehel hea elu. Tal polnudki enam vaja koka kohta otsida, sest oli ise rikkam kui tema endine härra.